Mallukas ja Toomas Legrand avasid veebilehe ettevaatust.ee. See on veebileht, mis näitab nimeliselt ja pildiliselt inimesi, kes on süüdi mõistetud seksuaalkuritegudes või lähisuhtevägivallas. Ja ma saan inimesena väga hästi aru, miks see leht eksisteerib. Ja kui vaadata seda vastukaja, mis on sotsiaalmeedias, siis seda lehte väga tervitatakse, seda kiidetakse. Ja ütlen ausalt, minu arust on see väga arusaadav, sest et meil on ühiskonnas väga suur probleem nii lähisuhtevägivalla kui seksuaalkurjategijatega. Ja on päris selge, et on väga palju inimesi, kes peavad sellise portaali olemasolu vajalikuks. Ja mina isiklikult leian, et ma kuulun ka nende inimeste hulka. Aga me ei saa mööda vaadata sellest, et selle portaali ülesehitus ja seaduslikkus tekitavad õigustatud küsimusi. Sest et tegu on avaliku häbipostiga ja seal töödeldakse ometi ju isikuandmeid. GDPR-i artikkel 10 ütleb seda, et kriminaalkaristuse andmeid tohib töödelda ainult riiklik ametiasutus. Või kui seda tehakse seadusega lubatud juhtudel, võttes arvesse isikute õigusi, millest nagu mina isiklikult loen välja selle, et meedia saaks kajastada siis kohtulahendeid, eks ole. Ja lisaks määrab see artikkel tegelikult ka selle, et kuriteoregistrite haldamine on lubatud ainult riiklikul ametiasutusel. Ettevaatus.ee ei ole nüüd hallatud riikliku ametiasutuse poolt, siin tekib küsimus ja minu arvates, kui sellele saidile peale vaadata, siis ta nagu on registri moodi ka. Ja siis mul tekibki sealt juba küsimus, et kas äkki ei rikuta siis juba karistusregistri seadust, aga kõik need küsimused on vist täiesti mõttetud, sest et Andmekaitse Inspektsioon ütles, et selline andmebaas ei ole seaduse vastane. No, tekitab küsimusi iseenesest, aga samas kui justiits- ja digiminister väitis Facebookis, et karistusregistris pedofiilide info ei aegu, siis mul lihtsalt ei ole enam sõnu, sellepärast et see on väga eksitav asi, mida öelda, sest et aja möödudes kantakse need arhiivi ja siis nad ei ole enam vabalt kättesaadavad. Ehk siis nagu vormiliselt või nagu juriidiliselt nad ei aegu, aga samas nagu ikkagi aeguvad, sest et nad ei ole ühel hetkel enam kättesaadavad. Et nagu ta ise selles postituses ütleb, et sa saab naabri kohta kontrollida. Ei, sa ei saa kontrollida naabri kohta, kui ta just ei ole sinu lapsega kuidagi seot. Ühesõnaga, kui minister ajab kelbast, siis ma ei tea, minu arust mul tekib küsimus, kas see Aki ei või juba paska välja ajada suust, et ühesõnaga, kes teab, tundub, et see on täiesti, ma ei tea, pardakk. Nüüd taaskord, ma saan ideest aru, selle portaali ideest, ma mõistan ka, lihtsalt see teostus on väga problemaatiline, sest et tekib näiteks juba küsimus nimekaimude kohta. Või siis kas portaalil on õigus seal inimeste pilte hoida. Kes selle eest vastutab, kui sinna läheb vale info üles ja nii edasi. Ma toon hea näite ka. Portaalis on selle video salvestamise hetkel uudiste alla küll, mitte sinna üldisesse nimekirja, kus on inimeste nimed ja näod, aga uudiste all on nimeliselt üles pandud Mark Koja ja Kaarel Orumägi. Ja nad on seal tituleeritud kui laste ahistajad. Ja ma saan aru, miks nad seal on. Aga mu point on selles, et neid ei ole tegelikult kohtus keegi süüdi mõistnud. Mis tähendab, et see, et nad on seal niimoodi nagu välja toodud, see haiseb nagu hagi. Kas sisuliselt võiks Aivar Mäe ka sinna portaali üles panna? Sest et jah, ta mõisteti tegelikult kohtus õigeks. Aga need inimesed, kes viitsivad kohtulahendeid lugeda, loevad sealt välja selle, et Mäe käitumine oli selline, mida ei pea aksepteerima ja mis on kohatu. Taaskord, jah, ta mõisteti õigeks, aga ta mõisteti õigeks sellepärast, et ei suudetud tõestada, et kaebaja inimväärikust oleks riivatud. Aga samas kohus möönas, et käitumine ise ei olnud okei. Sellest on täpsemalt üks artikkel Eesti Ekspressis. Väga hea artikkel, ma soovitan seda lugeda. Et lihtsalt tekib nagu see küsimus, et kui kohus on öelnud, et sihukene asi ei ole okei, aga ei ole süüdimõistvat otsust, kas see annaks nagu aluse inimese ikkagi sinna saidile siis üles panna või nagu mitte. Et need on need küsimused, millele peaks olema tegelikult saidi nagu halduril väga selge vastus, eks ole. Ajakirjanik Kirsti Vainküla küsis Mallukalt, et kas kuriteo eest karistuse saanud inimestel on õigus olla unustatud ja Malluka
Mallukas vastas, et pedofiilidel sellist õigust kindlasti pole. Noh, juriidilises kontekstis on see väide täiesti vale. On ikka, absoluutselt. Me võime ühiskonnas inimestena neid tegusid surmani meeles pidada ja ma arvan, et me peaksimegi. Aga seaduslikult on neil õigus olla unustatud ja kui sa haldad sellist portaali, siis ta peab olema seadusega kooskõlas. Ja siis veel tegelikult selline asi ka, nimelt Mallukas ütles, et ta on arvestanud, et see kõik ei pruugi andmekaitsega kooskõlas olla ja et abikaasa Märten tõstis lehekülje välismaa serverisse. Minu meelest on see suhteliselt mõttetu samm, sest et GDPR ei reguleeri seda, et kus see server on, vaid ta reguleerib seda, et kas Euroopa Liidu kodanike andmeid töödeldakse ja kas see on suunatud Euroopa Liidu kodanikele. Ehk siis lühidalt see läheb ikkagi GDPR-i alla, aga samas nagu ütles mul Threadsis Martin Laine, siis Veiko Huuse portaali Fonte Newsi näitel võivad tegelikult siiski käed lühikeseks jääda. Nii et jälle, kes teab. Mallukas lisab ka seda, et see leht on väga vajalik ja isegi kui ta ei ole seadusel vastav, siis ei huvita. Mina isiklikult ei oleks niimoodi sõnastanud, sest et kui selle portaaliga tuleb mingi kohtutee, siis ma arvan, et need sõnad hammustavad Mallukat persest. Aga noh, mis sest enam. Ja siis on tegelikult sukune asi ka, et ma näen sellist etteheidet hästi palju, et meie õigussüsteem justkui kaitseb kriminaale. Ja seda on ebamugav öelda, aga õigussüsteem peabki kaitsma kriminaale, sest et meie põhiseaduse paragrahv 12 sätestab, et kõik inimesed on seaduses võrdsed. Nüüd, ma parafraseeriks siinkohal meediauurija Maria Murumaa Mengelit, kes ütleb seda, et probleem on tegelikult selles, et meie juriidilised normid ei suuda sotsiaalsete normidega sammu pidada. Mis tähendab seda, et kui juriidika ei tegutse, siis tekivad sellised omaalgatuslikud lahendused. Ja üks asi, millele siis ma ei mõelnud, miks ma seda ka nüüd ette loen, on Maria Murumaa Mengeli selline mõte. DIY õiglus aga unustab ära selle, et ohvrid on püüdnud sageli nendega juhtunud unustada, sellest edasi liikuda, luua end uueks. Seda tüüpi arhiivid ja kodanikualgatused rebivad nende haavad uuesti lahti ja elatakse läbi see, mida erialakirjanduses kutsutakse taasohvristamiseks. Ja nagu tellitud, siis ma leidsin Threadsist ka kohe postituse, mis seda väga ilmekalt näitab. See kõlab nii. Mõtlen, kas panna Malluka lehel oma kunagine vägistaja üles või ei. Karistuse on ta saanud alaealiste ahvatlemise eest aastaid hiljem, aga muster on olemas. No ja mingid haavad, millest ma aastakümneid edukalt mööda olen vaadanud, kakkus see info ikka lahti. Kogu see teema on tegelikult megaperses. Ja kes veel ei ole aru saanud, siis tegelikult minu video point on ikkagi üsna süsteemi kriitiline. Et noh, see on nüüd niisugune arutelu koht üldiselt, aga see on ka niimoodi, et süsteem peaks nüüd siinkohal tegelikult aru saama sellest, et meil on vaja läbi viia mingisugused muutused. Et ma ei usu seda, et erakätes peaks olema selline portaal, ma ei pea seda õigeks. Ideaalis meil võiks olla lihtsasti kasutatav tasuta register. Aga selle haldaja peaks kindlasti olema riik ja seda peaksid modereerima päris juristid, sest et kontroll selle sisu üle peab olema väga täpne ja väga korralik. Aga kui justiitsminister ajab Facebookis käojaani ja räägib mingisugustest kuradi süvapettustest, siis ma ei tea, eks sa katsu riiki usaldada. Eriti siis, kui sa naine oled. Järgmise korrani.